Tere! Mina olen Meelis Kadarbik. Täna räägin teile Swedbankist. Ma töötan Swedbanki finantsosakonnas. Minu igapäevaseks tööks ongi siis seda osakonda juhtida. Ja minu meeskond tegeleb igapäevaselt siis panga toodete ja teenuste analüüsimisega ja muuhulgas me osaleme ka veel hinnakujunduses. Et võib-olla see on ka üks põhjus, miks ma täna siin teie ees olen. Ja täna me oleme siis eetris otse Swedbanki peamajast Tallinnas, Liivalaia tänaval. Ja me oleme siin sellises huvitavas ruumis nagu Swedbanki raamatukogu, kus on siis väga palju huvitavat kirjandust. Siit taustalt võib-olla on ka natuke näha, et kindlasti osad neist toodetest on ka, osa neist raamatutest on ka toodetest ja nende hinnastamisest. Ma olen selles üpris kindel. Aga millest me täna räägime? Meie teemaks on see, et miks mõned asjad on nii kallid. Ja ma mõtlesin, et ma lähenen sellele niimoodi, et me võtame ühe toote vaatluse alla ja siis proovime seda analüüsida ja lahti mõtestada, et millest selle toote hind koosneb. Selle jaoks mul on kaasas üks selline toode. Selle nimi on Fidget Spinner. Võib-olla te olete seda kuskil varem näinud. Ma sain teada, kui ma seda otsisin poest, et need on natuke võib-olla moest läinud, aga ma loodan, et ikkagi see tuleb paljudele tuttav ette. Ja kui me seda toodet vaatame, siis see on üks selline üsna väike asi. Tema hind oli, selle konkreetse spinner hind näiteks oli 3,50. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, või proovime aru saada, et miks see spinner maksis just 3,50, mitte näiteks 5 eurot või võib-olla 6,50, siis me võiks proovida seda hinda natuke analüüsida või komponentideks lahti võtta. Ja kõigepealt, kuidas ma soovitaksin seda ka teil teha tundides, kui teil on ülesanne käes, siis alustada lihtsalt sellest, et vaadata seda toodet ja proovida aru saada, et mis asi see on. Ja proovida ka mõelda seda, et keegi kuskil kunagi on tulnud selle peale, et võiks sellise asja valmis teha ja disainida. Ma kirjutan ka siia tahvli peale mõned punktid. Nii, et meil on nüüd olemas esimene komponent, hinnakomponent, mis selle spinneri hinda mõjutab. Tähendab, et keegi on teinud tööd, mõelnud välja ja disaininud sellise toote. Nüüd, sellega võivad kaasneda erinevad kulud. Mõnikord on toode välja mõeldud juba mõnes olemasolevas ettevõttes, kus keegi on saanud sellest palka. Võib-olla keegi on teinud mingeid jooniseid, selleks on vaja läinud paberit ja pliiatsit näiteks. Et siin on väga palju variante, aga praegu selle idee juurest liiguks edasi. Et kui me seda natuke edasi vaatame, siis järgmisena me võiks proovida aru saada, et millest see spinner tehtud on. Ehk siis, mis materjale on siin kasutatud. Nüüd võin seda ka natuke lähemalt korraks näidata, et siin on kindlasti, mis kohe silma hakkab, on see, et siin on kasutatud plastmassi ja metalli. Neid me nimetame materjalideks. Ma loodan, et mul tahvlipinda ikka jagub. Aga materjalide puhul võib-olla siin võib veel juurde panna, et kuna see on sinist värvi, siis vaja läheb ka värvi. Võib-olla nende 3 komponendiga lihtsustamise huvides võtakski selle spinneri puhul kokku, et meil on siin plastik, metall ja värv. Materjalide puhul, miks see oluline on see, et igal materjalil on ka oma hind. Võib-olla mõnda materjali
eriti näiteks toiduainete puhul ei ole võimalik näiteks Eestist koha pealt saada, et näiteks mõni materjal on kättesaadav ainult kuskil kindlas riigis, siis tema ostuhind tõenäoliselt on kallim, mis mõjutab ka selle toote lõpphinda. Ja nüüd, kui meil on olemas idee, et võiks teha spinneri ja meil on olemas ka materjalid, siis järgmise sammuna on see asi vaja valmis teha ehk toota. Ma panen selle ka siia kirja. Võib-olla siia. Panen siia mingid jooned ka, et saaks paremini võib-olla jälgida. Tootmine on samuti selline võib-olla selline hinnakomponent, mis võib hästi erinevat moodi mõjutada. Toota võib käsitsi näiteks. Et te võite mõelda, et võib-olla ühe sellise spinneri käsitsi valmistamine läheb näiteks, võtab ühel inimesel aega näiteks tund aega. Aga kui me teeme seda kuskil näiteks Hiinas, kuskil suures tehases, kus mass toodetakse asju, siis võib-olla tehakse neid 1000 tükki valmis ühe tunniga. Et see võib väga erinev olla. Ja sealt me saame ka siis mõelda, et kuidas näiteks see ühe spinneri tootmise hind võib kujuneda. Et loomulikult, kui teha seda käsitööna, et iga spinner teha käsitsi valmis, siis see võib päris kalliks minna. Nüüd, kui meil on toode valmis toodetud, siis järgmiseks oleks vaja ta panna kuhugi pakendisse suure tõenäosusega. Et kui te ka poes käite näiteks, siis ma arvan, te olete tähele pannud, et enamasti on tooted pakitud mingite kas siis kilekottide või papist või millestki tehtud pakendite sisse. Et mul kahjuks pakendit alles ei ole. Aga samas see on ka hea näide, et milleks pakendit vaja on. Et pakend ei ole tavaliselt enam kasutatav pärast ostmist. Kui me oleme sealt toote seest välja võtnud, siis me reeglina viskamegi selle ära. Vaid pakendit ongi vaja siis eelnevalt. Põhimõtteliselt ta on mõeldud toote kaitsmiseks, toote transpordi ajal. Lisaks juurde veel see, et pakend mõnikord disainitakse selliselt, mis meelitab meid seda ostma. Ja sellega võivad ka nagu kaasneda väga erinevad kulud. Et kui te võite võib-olla mõelda, et vahel on toodete puhul isegi niimoodi, et poes me näemegi ainult pakendit. Et tegelikult see asi, mis seal sees on, me ei näegi seda läbi pakendi. Kui näiteks see pakend on papist või võib-olla sellisest kilest, mis ei paista läbi, siis tegelikult see pakend on see, mis paneb meid seda ostma. Ehk siis ta töötab natuke ka reklaamina ja ta äratab meis huvi. Panen selle siia kirja. Nii, nüüd meil on juba 4 komponenti tahvli peal kirjas, mis mõjutavad hinda. Aga me ei ole veel lõpuni jõudnud. Et kui meil on toode valmis tehtud, pakendisse pandud, siis järgmisena oleks vaja ta saada kuhugi kohta, kus teda müüa. Et kui toode on võib-olla valmistatud kuskil tehases, kuskil võib-olla keegi teeb koduspinnereid näiteks, siis tavaliselt on ta vaja ikkagi viia kuhugi, kus ta maha müüa. Ehk poodi näiteks. Ja poe või müügiga, ükskõik kas see on siis nagu tavalises poes või internetipoes, sellega kaasnevad ka tavaliselt mingid kulud. Ehk siis seal on näiteks müüja, kes tahab palka saada või võib-olla näiteks poe ülalpidamisega on näiteks pood on mingi suur kauplus, kus on põhimõtteliselt vaja mingit hoonet, et siis on vaja see toode maha müüa. Ja müügiga kaasnevad kulud. Selle ma panen siia lõppu.
müük. Nii, ma vaatan, ma läksin natuke sassi omadega, ma juba läksin liiga kaugele, aga natuke ma juba rääkisin ka sellest, et müük on see nii-öelda viimane osa, aga kui meil on toode valmis tehtud, ära pakitud, siis on ta vaja poodi ka saada. Ehk siis tekib siia vahele selline osa nagu transport. Ehk siis kuidas me saame selle toote nii-öelda sealt, kus ta on valmis toodetud, näiteks tehasest poodi. Nii. Transpordi puhul on veel huvitav see, et kui te mõtlete, mis võiks näiteks toote transport maksta, siis siin kehtib selline võib-olla kuldreegel, et mida väiksem ja kergem üks toode on, seda odavam on teda saata. Et võib-olla kui te näiteks olete mõnelt sugulaselt või sõbralt või kelledki paki saanud, siis sealt on seda täpselt väga hästi näha. Et paki saatmise puhul kehtib täpselt sama reegel. Ja transpordi puhul siis on ka erinevaid võimalusi, et kui näiteks, mis on väga seotud selle tootmisega, et kui näiteks suure tõenäosusega seda konkreetset spinnerit on toodetud Hiinas, siis võib-olla seda on transporditud lennukiga, võib-olla laevaga, võib-olla rongiga, võib-olla veoautoga veel, millega ta lõpuks poodi on jõudnud, võib-olla ka näiteks kõigi nende variantidega, siis siit võimegi järeldada, et tegelikult igal autol, igal lennukil ja laeval kõigil on juht, kes tahab saada palka transpordi eest ja samuti peab igasse siis sõidukisse panema ka kütust, mis ka põhjustab mingit kulu. Nii, aga nüüd, kui natuke veel vaadata seda, mis meil siin tahvli peal on, siis ma arvan, et üks asi on siit veel puudu, et meil on küll olemas toode valmis toodetud, pakendisse pandud, poodi transporditud, aga meil oleks vaja ka natuke teha inimestele sellist teavitustööd, et kust inimesed teavad, et seda toodet saab osta just sellest poest, kuhu me ta viinud oleme. Ehk siis ma kirjutan siia juurde reklaam. Nii, ja kui meil reklaam on tehtud, näiteks televiisoris, raadios, võib-olla tänaval, bussipeatustes, siis saabki inimene, näiteks mina, minna poodi ja osta sealt endale spinneri, sest ma tean, et seda müüakse seal. Nüüd seda, kellel rohkem selle teema vastu huvi on, siis te võite mõelda võib-olla selles võtmes, et võib-olla te olete näiteks ise kunagi leiutanud mõne toote või mõne ägeda eseme. Ja ma soovitaks kõik need samad punktid proovida ka niimoodi läbi käia, et mitte ainult mingi olemasoleva asjaga, vaid mingi asjaga, mille te võib-olla ise olete suutnud välja mõelda, et näiteks sellist asja ei ole olemas ja siis kui te hakkate seda läbi mõtlema, et millised materjale mul selle asja tegemiseks vaja on, kuidas ma selle valmis saan teha, et siis võib-olla kellestki teist tärkab ka väike ettevõtjapisik ja võib-olla kunagi hiljem asutate oma õpilasfirma ja siis saate juba täpsemalt näiteks kogu selle ahelaga tuttavaks. Ja selle spinneri puhul, kui me hästi lihtsustatult võtame, siis ega me seda täpset tegelikult komponentide hinda kuskilt täna teada ei saa. Aga minu sellise ülesande mõte oligi see, et natuke lahti mõtestada seda, et me saame lihtsalt proovida arvata, et võib-olla näiteks lihtsustamise võttes me võimegi nii võtta, et siin on praegu meil 7 sellist sammu, kui iga üks neist maksis 50 senti selle spinneri puhul, siis selle toote lõpphind tulebki 3,50. Aga meil on tulnud ka mõned küsimused. Et esimesena võtaks Saara Maria, teine C-klass, Kose gümnaasium. Mis tegevused aitavad kõige edukamalt kassi raha koguda?
et ma saan aru, et Saara-Maria tahaks väga endale kassi saada ja selleks on vaja raha koguda. Vabandust, klassiraha. Jah, vaat siin kaamera ees esinedes võib teinekord midagi tähelepannud teada. Et mis tegevused aitavad kõige edukamalt klassiraha koguda? Ma arvan, et väga lihtne moodus selle tegemiseks on see, kui te teete ühe tabeli, kuhu te kirjutate kõikide klassikaaslaste nimed. Ma arvan, et kõik teavad, et näiteks kui iga klassikaaslane peaks andma näiteks 1 euro, siis sinna lihtsalt kirja panna ja jälgida seda, et kõik selle näiteks ära tooksid. See on võib-olla üks mõte. Ma ei tea, kas ma täpselt õigesti aru sain klassiraha kogumisest aga võib-olla see võiks olla üks soovitus. Nii, võtame järgmise. Miia 1. klass, Gustav Adolfi gümnaasium. Miks mõnes riigis on asjad odavamad kui teised? Et see on väga hea küsimus. Siin on erinevaid põhjuseid, aga võib-olla esimese asjana ma tooks välja selle, et erinevates riikides on ka inimeste palgatasemed väga erinevad. Näiteks Soomes või Rootsis on tööjõukulud oluliselt suuremad kui Eestis. Ehk siis, kui me võtame näiteks selle sama tootmise, siis kui soomlane või rootslane teeb mingi asja, näiteks selle sama spinneri käsitsi valmis, siis suure tõenäosusega tahab ta selle eest saada rohkem raha kui näiteks hiinlane, ütleme nii. Siis Haabneeme kool 1. C-klass. Kas te mõnda trikki oskate teha spinneriga? See on päris hea küsimus, et aus vastus on, et ei oska. Et te võite mulle näidata või näiteks YouTube'i video saata, siis ma oleks väga õnnelik, ma õpiks ära selle. Ja võib-olla paneks oma Instagrami näiteks üles. Siis saate sealt vaadata. Steven, 2. C-klass, Kose gümnaasium. Miks sa sellel erialal töötad? See on üks väga tore küsimus, et miks keegi peaks tahtma töötada pangas analüüsiosakonna juhina näiteks. Et ma ütleks, et see on väga huvitav töö. Ma näen põhimõtteliselt väga paljusid ettevõtteid oma töös ja saan aru nende toimimisest ja töö käigus ütleme nii, et meil käib peaaegu et terve Eesti majandus silme eest läbi, et see on selline asi, et kus kunagi ei ole korduvaid olukordi, iga päev on midagi uut, teisalt võikski kokku võtta, et see on lihtsalt väga põnev töö. Siis Magnus AG, 2. A-klass. Mis on kõige kallim asi, mida ostnud oled? See on ka hea küsimus. Et mis asi on üldse kallis? Et tegelikult kõige kallimad asjad on ju need, mida osta ei saa. Et näiteks meie lähedased inimesed. Aga mis ma kõige kallim asi, mis ma ostnud olen, et tõenäoliselt on selleks mu kodu, aga ma ei oska praegu midagi muud välja nagu tuua, et kuna see on selline suurem asi. Ja, aga võtaks siis selle tänase teema kokku, et miks mõned asjad siis on nii kallid. Kuna ma joonistin siia tahvli peale selle skeemi, siis võib-olla ma kasutangi kokkuvõtteks seda, et asjad on kallid sellepärast, et neil on hästi palju eri komponente, mis mõjutavad seda hinda. Võtame näiteks, ma toon siia veel ühe spinneriga ühe näite, et võib-olla mul 2 erinevat spinnerit, oletame, et mul on teine veel, mis on natuke ägedam, kus on mingid tulukesed peal võib-olla, siis ta võib osutuda palju kallimaks kui see konkreetne spinner, mis mul käes on. Sellepärast, et see tootmine on kallim, rohkem materjali on vaja,
võib-olla reklaamitakse teda rohkem ja kokkuvõttes kujunebki see lõpphind kallimaks. Et kui me mõjutame ükskõik millist neist hinnakomponentidest, siis see lõpphind, mis sellel spinneril tuleb, läheb ka lõpuks kallimaks. Ja tihtipeale võibki meil ette tulla selline olukord, kus meil on poeriiulil 2 ühesugust või pealt näha ühe funktsiooniga spinnerit, et nende mõlemaga saab mängida ja kindlasti ka trikke teha, mida ma kahjuks ei oska, siis nende hind võib näiteks erineda 2 korda. Et lihtsalt puhtalt tänu sellele näiteks, et ühel on ilusam pakend kui teisel või ühel on mingid tulukesed küljes. Aga aitäh ja ilusat jätkuvat koolipäeva teile ja olge tublid!